Tere taas, head vaatajad! Suur rõõm on alustada järjekordset saadet. Meie tänane lugu viib meid hetke juurde, mil kristlik usk hakkas Euroopas juurduma. Ja selle loo keskmes on üks eriline naine. Aga enne veel, kui me jõuame selle piibliloo juurde, tutvustame ja tervitame oma tänaseid vestlejaid. Mul on suur rõõm ütelda tere taas kord Reelika Hints. Rõõm olla siin jätkuvalt. Tere, Reelika. Tere, Külvi. Tere, Külvi. Tere. Tore, Reelika, et sa olid nõus meiega ka teise saate tegema, sest mis seal salata, ega selle saate ettevalmistamine nõuab keskmisest rohkem aega. Ja meil kõigil on kiire ja ma tean, et sina oled väga toimekas, sa tõesti teenid Järvamaa kristlikus keskuses ja sa liigud ka ringi ja teenid ka väljaspool Eesti riiki ja riigipiire teistes kogudustes, ehk siis elu on tõesti kindlasti Jumala teenijana sul nagu väga tihe. Aga sa olid nõus võtma järgmise naise meiega ette. Ja selline naine, kellest nagu iga päev ei mõtleda peale. Et seal on naised, kelle peale mõtled iga päev, aga Lüüdia peale pidi täitsa niimoodi meelega hakkama mõtlema, et mõelda tema tegumiste peale. Ja, aga see oli hea mõtlemine loodetavasti ja Külvi, sina ütlesid, et väga põnev lugu juba ette enne saadet. Nii mõjuvõimas. Võimas. Just. Mina ka ei olnud mõelnud sellest naisest enne, kui ma tegelikult käisin selles ise koha peal. Selles kohas, kus ilmselt Paulus seal jõe ääres nendega kohtus ja seal Filippis ja istudes seal jõe kaldal ja mõtiskledes selle hetke üle ja vaadates seda merd, kuidas Paulus ühel hetkel siis Euroopasse nii-öelda jõudis, ehk siis Kreekasse, eks ole, siis see kõik kuidagi rullus silme ees nagu lahti. Et minu jaoks käib täna nagu filmilint kogu aeg. Ma lähen vaimus nagu tagasi nendesse hetkedesse ja ka sinna kohta, kus ta leidis selle naise nimega Lüüdia. Nii et mul on ka väga mõnus juba ette. Selle jõe nime mäletad? Selle jõe nimi oli vist Angista. Ja, aga tal on ka teisi nimetusi. Jah, mul on Sygaktos. Just, et tal on mitu nimetust, nii et mis iganes ta... Et kui mõni vaataja tahab minna, siis otsigu. Ja, Filippi arheoloogiline piirkond on seal olemas täiesti, kus see jõgi seal lähedal on ja väga ilus kirik, mis on ka selleks mälestuseks seal, et selline tore vaatamine. Nii, sa ütlesid ära, et me räägime Lüüdiast. Jah. Ja Lüüdia on Apostlite tegude 16. peatükis ilmub ta meile iseenesest üsna põgusalt. Temast on mõni üksik lause, aga kuivõrd tähendusrikas lugu ja kui me nüüd nagu ette võime vaadata või nagu ma sissejuhatuses ütlesin, et me võime sisuliselt nimetada seda naist esimeseks kristlaseks või pöördunuks Euroopas. Sest enne seda oli ju Paulus reisinud ringi nii-öelda Väike-Aasias, mis on siis nagu tänapäeva Türgi alad. Ja vaadake, kui huvitav lugu oli, kui lugeda seda 16. peatükki, et püha vaim kuidagi kogu aeg nagu pani käe ette, nagu ütles, et kuskilt maalt ei lähe enam siit tee edasi. Ja hakkad küsima, et mis siis teha, kui siin on uks kinni. Ja huvitav on see, et ühel hetkel tuli siis kutse. Makedoonia kutse nimetatakse lausa ka vaimulikult, et kui Jumal kutsub sind kuskile täiesti uutesse paikadesse, et Jumal annab sulle Makedoonia kutse ja siin oli ka üks mees. Paulus nägi öösel nägemuses, kuidas üks Makedoonia mees seisis ja palus teda, tule meie juurde Makedooniasse ja aita meid. Ja kui ta oli seda nägemust näinud, püüdsime kohe minna. Paulus oli hetkega valmis kotid võtma kohe kätte ja minema Makedooniasse, olles veendunud, et issand on meid kutsunud neile evangeeliumi kuulutama. Ja siis nad ka purjetasidki välja, olid korra Samotraakese saarel ja sealt edasi Neapolisse. Ja vot sealt Neapolist ka minu reis selles mõttes nagu algas, et sealt on Filippi on seal lähedal ja see kant, kus Paulus siis leidis esimesed nii-öelda inimesed, keda evangeliseerida. Või kes teda kuulama hakkasid. Ta vist proovis rääkida nagu muidu ka, et selles mõttes see on ka juba huvitav, et naised olid need siis, kellel Jumal oli just Lüüdia, kellel oli Jumal südame avanud, et kuulata. Ma lihtsalt kuulasin praegu Helinat ja mul ka tekkis paralleel sellega, et Jeesuse surnust tõusmisega.
et seal oli ju samamoodi, et mehed olid teatud koha peal, mitte see üldse, et mehi maha teha või midagi, sest mina tegelikult usun ja see oli üks asi, mida ma mõtlesin üldse saadete tegemise või ette valmistades saadete peale mõeldes, et Jumal ei ole niimoodi, et need, mis naistest räägivad, need on naistele, need lood ja mis on meestest, et need on meestele, et kindlasti on need, mis naisi puudutavad, need lood lihtsalt inspiratsiooniks, et sa võid olla kasutatud, sa võid midagi teha, sa võid olla mingis piirkonnas see võtme inimene, kelle kaudu Jumal tegelikult toob oma kuningriigi või evangeeliumi sõnumi tervesse piirkonda ja ma olen kindel, et Lüüdia läks taevasse, ta oli ise ka üllatunud selle üle, et oih, millega ma hakkama sain. Aga mingid asjad said selliseks võtmeks tema jaoks. Ja samamoodi meile kui naistele, et kui me jääme ainult oma naistelugude juurde, siis me jääme päris kesisesse olukorda, sest mulle meeldib Taavet ja mulle meeldib Daniel ka, et seal on nii palju asju ja palju teisi loomulikult. Et iga lugu on põhjusega siin. Ja see lugu on kindlasti põhjusega siin, nii et see on väga huvitav ka meie jaoks niimoodi kolmekesi koos minna sinna sügavuti, et mis see põhjus võib olla. Ja siin me loemegi, et hingamispäeval, nad olid seal mõne päeva olnud, läks Paulus linnaväravast välja jõe äärde, kus me arvasime olevat palvepaiga. Jõe ääres võis olla palvepaik. Ja me istusime maha ja rääkisime siis kokku tulnud naistega. See oli siis see. Minu kommentaar, mida mina lugesin, ütleb, et tegelikult Rooma riik pani neile palvekohad. Umbes, et erinevatel jumalatel olid erinevad kogunemiskohad. Järve ääres. Et selles või jõe ääres, et ma ei tea, kui palju neid seal oli või mismoodi, aga nii, et see oli tegelikult kuuldus ilmselt, et seal on kogunevad kristlased. Vabandust, mitte kristlased, vaid et seal on palvekoht mingisuguseks, eks ju, kogunemisteks. Aga minu jaoks, nagu sina nüüd juba ütlesid ka tõesti paralleel Jeesuse ülestõusmisega, kus Maarja ja teised naised olid just seal, kus see asi sündima hakkas. Et palve on ka see koht, kus Jumala asjad hakkavad sündima, et nemad palusid ja see Makedoonia mees, kes oli unes hüüdnud, Paulus, tulge meile appi. Naised olid need, kelle süda avanes, et kuulda seda, mis oleks tervele maale, tervele sellele piirkonnale nagu lahenduseks. Ma võtaks siit sammu veel edasi, tuues tänase päeva, kui oluline on tegelikult palve. Me tahame näha nii ärkamist või me tahame näha, et kogudused saavad tugevaks, et kristlased üleüldiselt, et nad saavutavad küpsuse ja leiavad oma koha. See on, ma usun, meie kõigi igatsus, kes me oleme ennast andnud Jumala riigi tööle. Aga siin sa näed, see oli nii huvitav, ma ei ole kunagi mõelnud, et see tegelikult see palve oli midagi, mis võimaluse avas ja me näeme tegelikult, mida ta avas, kui Elina edasi loeb. Südame. Ja ma loengi selle lühikese koha ka nüüd. Ka üks jumalakartlik naine, Lüüdia nimi, purpurimüüja Thyatira linnast, kuulas ning issand avas tema südame nii, et ta pani tähele, mida Paulus rääkis. Mulle nii meeldib. See pani tähele on heebrea keeles muidugi jälle üks nendest sõnadest, millel on 180 kraadi erinevaid sõnu veel, mida võib eesti keeles valida. Paneb tähele on see, et tõepoolest see haarab sind, et sa panedki tähele muude ideede. Roomas on nii palju erinevaid ideid sellel ajal, kogu maailma filosoofia põhimõtteliselt seal sünnibki. Aga see võttis tema tähelepanu üle ja tähendab ka, et ta hakkas õppima nagu sellele nagu investeerima või tähele panema. Tähendab ka seda, et sa hakkad seda hindama ja kasvatama rohkem kui mingeid asju, mida sa prahiks pead. Et hästi huvitav. Ja Efeslaste kirjas on see sama Pauluse palve ütles niimoodi, et ma palun, et Jumal avaks teie südame silmad, et te võiksite mõista. Et te võiksite mõista, et see mitte see puht teoreetiline arusaamine, vaid see ilmutuslik mõistmine asjadest. Ja ma usun, et see ongi, mis palve tegelikult saabki tootma, kui me ka palume Jumala rahva eest, et seal on mõistmine, seal on arusaamine, seal on inimesed, kes võib-olla on jäänud oma vaimulkuskasvust teatud kohta kinni. Neil on midagi uut vaja, mingit uut arusaama või nad jäävad lihtsalt sinna selle koha peale, kus nad on. Ja siis Jumal korraga avab silmad, need südamesilmad, mitte füüsilised silmad, aga südamesilmad, sa mõtled,
mul on seda vaja. Ma kujutan ette, et ta, siit on juba välja lugeda, et ta oli näljane. Jumala kartlik ja nälg. Jumal saab su südame avada ja ilmutada sulle. Ja see nälg, et seal peab tahe olema, et kui ta oli mehe, naine, siis ma kujutan ette, et tal oli ka kindlasti tegemist seal või me ei tea võib-olla täpselt seda kultuuri või mis roll oli, kui ta oli, miks on just välja toodud, et ta oli selle purpuri müüja naine, et see kindlasti ka mängib mingit rolli selles, et aga ta oli kindlasti jõukas, ma arvan, aga tal oli see süda, et ma tahan rohkem ja siis kuulis Paulust ja siis nii nagu kui Maarja tuli Elisabethi juurde, siis Risti Johannes hakkas hüppama seal kõhus on ja et seal midagi liikus ta kõige sisemises olemises, sest see oli midagi, mida ta oli otsinud ja tahtnud. Aga muide Lüüdia oli, tekst ütleb ikkagi ise purpuri. Ise oli ka, aha. Ise oli. Vanadõlgi ütleb, et ta oli naine. Tõsi või? Tõsi, mina ka ei ole seda kuulnud. Või ei olnud või? Oli ikka, mina lugesin valesti, minu viiga. See on nüüd hästi huvitav siin juures, eks ole, et me loeme, et ta on Thyatira linnast, see taustalugu, eks ju ka, et tegelikult see linn oli ka väga tuntud just tekstiili- ja värvimistööstuse poolest, see, kus ta tuli. Need olid ka ju tegelikult need Väike-Aasia linnad, need ilmutuse raamatu kirjad, siis see oli ka üks sellest kandist, kus ta nagu pärit oli tegelikult. Ja muide selles linnas vermiti esimesed mündid maailmas üldse. Sihukene fakt on ka teada. Aga minu arust see purpuri müümise teema iseenesest, kui me räägime purpuri tegemisest, kui sa uurid seda, siis see oli ikka selline luksuskaup, mida ei saanud endale lubada, isegi mitte keskmiselt jõukad inimesed. Kuna purpuri värvi tegemine oli niivõrd tülikas, kallis asi, siis lõppeks see tähendas seda, et Rooma riigis kasutasid siis purpuri värviga riideid, kandsid ainult kas siis keiser või mõned senaatorid ja ülikud. Ehk siis see oli lausa reguleeritud. Kui me nüüd korraks, see on muide väga huvitav, kuidas nad seda teevad, nagu juba see iseenesest, aga mõtleme nüüd Lüüdia peale, kes on naine. Ta on tulnud ilmselt sellest, tulnud kusagilt, ta on sealt pärit, me ei tea, millal ta on jõudnud siis, eks ju, sinna Filippisse, aga ta seal elab, kaubitseb, tal on sidemed. Ja need, kes ju vahendasid, ostsid, müüsid, olid ju kõik ülimalt rikkad kliendid. Need pidid olema siis need, kes... Ta tegeles nagu ikka kõrgklassi inimestega, ehk siis ta pidi olema ääretult respekteeritud ka ikkagi äriringkondade poolt. Võimekas, austusväärne, prestiižne naine. Ja ütleme nii, et mõjukas siis igas mõttes tõenäoliselt, sest sellist äri ei saa ajada nagu lihtsalt kuidagi. Et see ei ole mingi odav äri, eks ju, et ei müü mingeid pisikesi asju. Loen võib-olla väikse, muideks lillale lisaks siis on sinine ka. Nüüd me tuleme juutide juurde. Juutidel väga kõrged siis need kas variserid või sellised ülikud. Need samad tutid, millest me siin saates oleme varem rääkinud, need värviti siniseks just selle samaga. Nii et väga kalli värviga. Ja ütleb niimoodi, et nende värvide siis nii selle tumepunase või purpuri kuigi sinise, nende tootmiseks oli vaja kuni 250 000 merekarpi, spetsiaalset tüüpi. Arheoloogid nimetavad seda värvainet Tüürose purpuriks, mis on saanud nime rannikulinnast Tüürosest, mida piiblis mainitakse sageli kui peamist tootmiskeskust. Aga siis oli teine variant, mis oli nagu keskklassile ka ja see oli taimne. Üteldakse tüüpiline Grapp Rubia peregrina. Seda siis tehti Filippi kandis ka, aga see oli nagu keskklassile. Nii et jah, seal oli paar varianti, mismoodi seda toodeti, aga igal juhul inimesed, kes tulid Lüüdia juurde nende tellimustega, tema käest pidi väga palju raha läbi käima. Ja mina lugesin, et näiteks jah, et tõesti, kuna see oli nii aega nõudev ja nii keeruline protsess ja siis võis olla niimoodi, et Rooma riigis oli reegel, keiser võis kanda ainsana täielikult purpurset rõivast
senaatorid võisid kanda oma toogadel purpurribasid ja tavalised inimesed ei tohtinud seda üldse kasutada. Vähemalt keiser Nero ajal lausa keelati peaaegu kõigile peale valitseja purpuri kandmine, kui me nüüd räägime sellest. Niisugune staatuse selline sümbol. Staatus ja Rooma kultuuris oli ka see väljend sündinud purpurisse. See tähendas inimest, kes oli sündinud keiserlikku perekonda ja kui meie ütleme sinivereline, siis nendel ajal oli see purpurivereline, oli see väljend. Väga, nagu tõesti väga nagu huvitav mõte, et sa oled nagu nii kalli luksusäriga tegeled. Seal võib-olla olid ka odavamad versioonid, ei oska ütelda. Jah, see taimne pidi olema natukene siis odavam. Aga kuna see oli mereäärne paik, siis ma kahtlustan, et sealt ikkagi võis toota ikkagi seda originaalset, sest need teod nii-öelda, mida kalurid püüdsid Vahemerest neid mureks tigusid, nendelt võeti siis välja see väike näärmeke, kus oli siis see värvaine, E-lühend, need pandi anumatesse mädanema ja käärima ja see segu kuumutati ja siis õhuga kokkupuutel hakkas ta siis värvi muutma. Oli kollakas, rohekas, sinakas ja lõpuks siis nagu see sügav purpur, aga see oli ääretult tõesti ebameeldiv, ta haises, ta oli tülikas, ta oli kallis. Et sul tõesti selle 1 grammi värvi jaoks lausa 1000. Kas midagi tänapäeval suudame üldse võrrelda, et mille tootmine on niisugune, nagu, et kas on mingit isegi võrdluskohta, et mille kogumiseks sul läheb vaja molluskeid, millest sa saad ühe näärme ja neid peab olema 250 000 ennem, kui sa saad oma ja siis sa ka läbi protsessi. Ma ei oska isegi kirjeldada, kas miski paralleeli on väga raske. Paralleeli on raske. See lihtsalt näitab, kui kaua see kõik, see on nagu kuld. See oli kalli. Ja muide ühe purpurrõiva hind võis maksta maja hinna. Näiteks. Nii et see oligi ju väga valitutele ja kui me mõtleme, et Lüüdia oli sellises niši toodangu esindaja ja vahendaja, siis tõenäoliselt ta oli kindlustatud ja tal oli väga palju suhteid, ta oli väga mõjukas ja kui sa mõtled, et keegi, kes on evangeelses mõttes nagu ka selline ühendaja või kontaktisik, kui selline inimene tuleb Jumala juurde, kuidas Jumal kasutab evangeeliumi levikuks ja võtab üles inimesi just nimelt, oled sa poliitikas, valitsuses, muusikas, aga sa pead olema nagu just seal selles keskkohas ja ma arvan, et see naine võis väga hästi seda rolli hakata täitma hiljem. Kas ma tohin spekuleerida natukene? Ma lihtsalt jäin mõtlema, see sõna, et ta oli Jumala kartlik ja Piibel ütleb seda. See viitab ju kirjades alati inimesele, kes on tegelikult juutidega nii-öelda võõrana astunud temale Jumalat teenima, eks ole ju? Et tähendab, sellel ajal ei olnud niimoodi, et ma saan kristlaseks või ma saan juudiks. Sul olid omad reeglid, aga sa said seda olla. Ja nüüd ma mõtlengi, kui need samad rabide tutikesed ja see sinine värv, mida juudi siis kõige tipp ülikutel oli vaja, et kus temani oli jõudnud kõigepealt üldse selle Jumala teadlikkus, mille peale siis tuleb Jumala püha vaim saadab välja nägemuse, eks ole, nendele, et tulla sinna. Et see kudumine Jumala poolt ka oli juba alanud aastaid ennem, et seda naist nii-öelda või seda rahvast nii-öelda enda armastusega tegelikult nagu köita. Mina olen kogu aeg öelnud, et Jumal on kõige parem malemängija. On, jah. Seda nii enda elus kui ka üldiselt sa vaatad siit nagu koorusse nii hästi välja, et tegelikult Jumal on alati nagu 5-6 sammu ees ja kui oluline on see, et kui ta meile midagi ütleb, et mine või tee, isegi kui see tundub, et see ei ole loogiline või õige aeg ei ole või see ei sobi mulle või mul ei ole võimalusi või isegi raha selle asja tegemiseks, siis Jumal näeb palju rohkem kui see sinu üks sõnakuulelikkuse samm. Ta alati näeb kõiki neid inimesi, kes on sinu sõnakuulelikkuse sammu taga. Ja vahel me mõtleme, et mis see minu väike asi või minu asi võib teha, aga Jumal näeb võib-olla seal sadu, võib-olla 10 000 inimesi, kes selle tulemusena võivad saada puudutatud Jumala evangeeliumiga. Amen. Alati. Ja nüüd ongi, et Lüüdia siis kui selline väga huvitava prestiiži ja elukutsega naine pani tähele, mida Paulus rääkis ja mis siis kohe nagu juhtus. Lüüdia ja ta pere said ristitud. Mulle ikka meeldib see tema südame avas issand. Absoluutselt. Ma arvan, et minul kohe, nii kui ma lugesin seda, see nagu hüppas välja, tema südame avas issand, tema südame avas issand, tema südame avas issand, tema südame avas issand. Et olles ka olnud pastorina tööl tegelikult ja olles pereema ja
tegeledes erinevate asjadega. Sa võid rääkida, sa võid pingutada, sa võid programme teha, sa võid teha igasuguseid asju ja inimesed ikka ei muutu, kuni Jumal puudutab nende südant. Ja siis on need asjad, mis hakkavad niimoodi lahti minema. Et mulle nii meeldib see, nii nagu Nehemia ajal. Nehemia teadis, mis ta tegema pidi, oli seal teiste meestega koos on ja siis ja rääkis sellest suurest asjast ja ta ei pidanud pidama neile motivatsioonikõnet, ütleme niimoodi, ja Jumal järsku puudutas nende südant, Jumal hakkas puudutama ja nad olid kõik asjaga kaasas. Ja ma arvan, et see on nii võtmeasi, et kui Jumal nagu ise ja teine asi on ka, et Jumal alustab oma tööst seest poolt. Ja ma pärast võib-olla jagan, nagu mis Jumal selle koha pealt just nagu näitas, aga ta alati hakkab seest poolt ja siis need asjad hakkavad nagu lahti rulluma ja hakkavad mõjutama kõike ümberringi. Aga Elina, ole hea, jätka sa nende asjadega, mis sul veel juurde lisada oli. No nüüd oligi see, et Lüüdia ja ta pere said siis nagu ristitud, ehk siis me ei tea täpselt, kas Lüüdia oli lesk, oli ta vallaline. Igal juhul me näeme, et ta on ikkagi majapidamise juht. Sest et seda... See on väga haruldane. See on väga, tõenäoliselt haruldane. Aga käib kokku õpetussõnad 31 naisega. Ma kuulasin seda saadet. Kas te panite tähele, et sellel naisel õpetussõnade 31? Mitu äri tal oli? Vinased ja purpursed riited. Jaa, olid. Me saame aru, oluline ja hinnad. Jaa, olid. Ta kannab väärikaid riideid. Jaa. Purpur on olnud alati sellise kuninglikkuse sümbol. Ja läheb välja ja leiab neid, teeb vöösid, vaatab seal selles õpetussõnades ja läheb ja müüb, vaatab, mida on vaja, kellelgi valmistab neid ja teeb sellega selles mõttes äri või vahetust, et see on väga hakkaja naine. Naine. Ja nüüd jälle tulles Lüüdia juurde, et me kujutame siis ette, et tal oli majapidamine, tal oli teenijad, tal võisid orjad olla. Ja tema on tegelikult ju siis see, kes läheb ees, ütleb, et tere tulemast, Paulus. Ma tahan saada päästetud, nii-öelda ristitud ja ma võtan kogu oma majapidamise kaasa. Tol ajal oli ju see traditsioon, et nii nagu siis peremees ees tegi, eks ole, või perenaine, nii tegelikult kogu majapidamine tuli talle kaasa. Tõenäoliselt siis ristiti kõik majas olevad hinged, kui palju neid iganes oli, kui palju seal oli sugulasi või kui palju seal siis oli töötajaid. Need kõik tegelikult said osa sellest õnnistusest. Ja me näeme ka seda, et ta oli tõenäoliselt väga kogenud juht tänu sellele, et ta seal pidi tööd tegema ja tal oli majapidamine, siis minu arust järgmine loogiline samm ongi ju, et Jumal ju kasutab seda ja ütleb, et sa sobid olema ka igati juht sellele väikesele kogukonnale siin, kes nüüd tema majas hakkas koos käima. No ta oli tegelikult ka juba nagu treenitud sisuliselt. Ta oli treenitud oma mõtteid ja oma neid ideid ja võimalusi kasutama ühiseks kasuks. Et see oli tema veres nii-öelda juba. Sinu taust, sa oled kogenud, eks ju, ja mis on ka Jumala. Mis oli Jumala kartlik ja Jumal saab võtta ja anda talle uue kutsumise, uue rolli. Ja me näeme siin seda, et siin Lüüdia palus, eks ole, et tulge minu kotta, jääge sinna, kui te arvate, et ma olen ustav issandale. Ja ta käis neile peale. Ja kõigil jäi see fraas, käis peale. See algsõna tegelikult tähendab ka, et ta jõuga võttis meid üle, ta sundis meid. Muide, kõige vanem tõlge, mis eesti keeles on, seal muide ütleb ka, et ta sundis meid. Ma vaatsin järgi. Mehed ei suutnud enam nagu vasta. Ta ütles et selle vastu enam ei suutnud, et ta võttis meid täiega üle, et no olgu. Et see mõte. Ja ega see, et Lüüdia nii meeleheitlikult tahtis, et need mehed sinna jääksid, ma arvan, et see oli see, mis ta südames tegelikult oli see janu ja nälg saada kätte see, mis Jumalal on. Ta oli juba vaimus hakanud ka maitsma neid asju. Et tal oli, ma arvan, võimalus mingi aja privaatselt vähemalt saada Pauluse ja Siilasega olid nad ju koos, eks ole. Ja Timoteos oli seal ka kaasas. Saada seda värsket elavat sõna ja õpetust, mis tegelikult ehitas talle, ma arvan, ühe vundamendi. Jah, sa mõtled, et uus kristlane, kes saab püha vaimuga kokku, eks ju, ta on enam-vähem, et anna mulle kõik, mis sa tead, istu muga maha, räägime, sööme, magame koos, et lihtsalt ma tahan kuulda absoluutselt kõike. Ma korra tahaks tagasi tulla selle terve kodu või maja pidamise juurde, et see oli küll tavaks niimoodi ka.
et terve majapidamine saab. Ja nüüd, kui pere juurde tagasi tulla, miks ma seda teemat tahan puudutada, on see, et meil vahel sellise reformeeritud kirikuna ja selline, eriti baptistidel ju ka on ikkagi, et sul peab ikkagi teadlik otsus olema, et kas seal nüüd oli lapsi või ei olnud ja kuidas saab ikka keegi öelda, et täna mina sain ristitud selle tõttu, kõik teie saate ristitud ja see on piiblis kirjas. Aga ma mõtlesin selle peale ja mõtlesin, kui minule tuleb nüüd see ilmutus taevast ja mul on nagu inimesed, kes on nii-öelda minu meelevalla all, siis nad kuulevad ja panevad tähele su sõnu. Et Liidial oli ka nende silmis tegelikult meelevald olemas. Loomulikult nad olid tema leival ka ja lapsed olid tema kasvatada, kui seal oli lapsi. Aga teine ongi see, et see ristimine nii-öelda, loomulikult ma arvan, et kui need täiskasvanuks saavad, juutidel on muideks ju ka niimoodi, vanemad kasvatavad omas usus, kuni poiss saab 13 ja tüdruk saab 12. Ja siis on nad nii haritud sellel teemal, et nad saavad ise selle otsuse teha. Ja ega mingis mõttes, ma ei tea, kuidas teie oma lapsi kasvatate, aga me ka mingis mõttes teeme ju seda sama. Ma oma lapsi kasvatan jumala kartuses, seda piibel õpetab. Aga mingis vanuses me ütleme, armas, sa oled nüüd täiskasvanu. Nüüd mine, tee oma otsused, tee oma täielik lõplik, anna oma elu üle. Ja kõik see, et me ei peaks nagu kartma neid kirjakohti, kus me näeme asju, kus ei ole tavaline või kus ei ole see, mida meie usume, vaid pigem näha, et Jumal tõepoolest liigutab oma armuga igas olukorras ja väga erilistel viisidel. Et mina ei usu, et meie täna peame ütlema, et kui üks tüdruk saab oma kodus päästetud, et siis terve pere peab vägivaldselt ristitud saama. Aga me näeme seda, et kui sul on üks õige ja tõde armastav kogukond või kodu, siis need inimesed saavad osa sellest õnnistusest. Nad on esimesed, kes seda joovad ja kes seda kõigest nagu osa saavad. Lihtsalt kinnituseks võib-olla see läheb natuke sellest Lüüdia loost nagu välja, aga tegelikult ka Paulus, kui ta esimese Korintuse kirjas tegeles Korintuse koguduses, ta ütles niimoodi, üks on Apollose poolt ja teine on Pauluse poolt ja siis ta nagu mainis ka seda ristimise teemat, et mul on hea meel, et ma ei ole kedagi teie seast ristinud, et ei saaks nagu öelda, et te olete minu järgijad, vaid et okei, aga see üks perekond, seda ma nagu ristin, et seal tegelikult mainiti samamoodi seda perekonna kui terviku ristimist nagu ühes olukorras. Aga mina nüüd jälle tooks võib-olla sellise täiesti teistmoodi külje välja, mida mina siin Lüüdia loos nägin. Ja see teema on jüngerlus. Ja see siuke samm-sammult tegelikult, mis ühe noore kristlasega toimub või kuidas see nagu hakkab väljenduma. Et nii nagu ma ennem juba mainisin, et Jumal alati alustab selle tööga meie sees, meie südames. Ja siis see hakkab nii-öelda vaikselt lahti kooruma või see hakkab välja tulema, see hakkab mõjutama pere, äri, elu, kogudust, riiki, rahvast ja kogu maailma. Ja mis mina enda üllatuseks, kui ma seda lugesin, nägin seda mustrit siin Lüüdia juures ka, et millest alguse sai nälg. Sa oled ei ole, mina ikslikult arvasin, et ta on ärimehe naine, sa oled ise äriinimene ja me juba kuulsime, kui võimsa, kui prestiivse äriga seotud, ajanõudva äriga seotud. Ja ta kõige selle keskel leidi seda aega, et tulla sinna ja olla nende naistega koos, kellel tõenäoliselt oli samasugune igatsus. Et see oli minu jaoks juba selline näide, et midagi tõmbas seda naist, sest ma kujutan ette, kui sa oled sellise äriga seotud, sul ei ole väga palju aega, kui sul on pere, kui sul on, nagu tuli välja just, et sul on terve maja, palju inimesi seal hallata ja anda neile tööd. Ma ei saa vahest oma 3 tütregagi hakkama. Unustan ära, kus nad olema peavad või mis nad tegema peavad, eks ju. Et me ei räägi nagu sellest, et sul on 3 tüdrukut, keda sa pead lihtsalt vaatama, et nad õigel ajal õigest kohta jõuavad. Ja siis sa näed, et tal oli ikkagi see nälg olemas ja sa näed seda. Ja see nälg ja Jumala kartus kindlasti käib koos. See oli see põhjus, miks Jumal sai ta südame avada, et ta hakkas nägema tõde, mida Paulus rääkis. Nii et kui me räägime jüngerlusest või ka noortest kristlast, kes tulevad, siis kui on olemas see nälg ja tahe
ja ta hakkab asju nägema. See on nagu see järgmine samm edasi, ta silmad lähevad lahti, see tähendab seda, et see on nii põnev. Ja siis tuli see ristimine, siis tuli see kindel otsus, ma otsustan, et ma lähen ja käin Jumalaga koos. Ja siis hakkas tulema see, et ta mõistis, et mitte ainult ta süda ei pea järgima Jumalat, vaid hei, mul on midagi, mida ma saan panna Jumala kuningriigi käsutusse. Ma olen, Jumal on nagu ta ei teavitanud seda, aga ilmselgelt tal oli vara, tal oli ja ütles, et hei, mul on midagi. Nii et see ei puudutanud ainult enam teda ja ei puudutanud ainult tema perekonda, vaid see hakkas mõjutama ka kõike, mis tal oli. Ja ta mõistis seda, et ma olen saanud need asjad selleks, et see oleks Jumala kuningriigi jaoks, et see oleks evangeeliumi levitamise jaoks. Ja mulle väga meeldis see, et ta sundis või käis peale. Ja miks see mulle meeldis, on tegelikult see, et kui sa annad ennast 100% Jumalale üle, kõik, mis sul on, eelmises saates me mainisime seda nagu Barnabast, et ta andis kõik, mis tal oli, ta andis kõik selle ära. Et siis sul tuleb selline kindlus ajada taga seda, mis on õige. Ja ta nägi ka, et see oli lisaks õnnistuseks tema perekonnaga, kui ta avas oma kodu, kui ta ütles, et kõik, mis mul on, Paulus, Siilas, Timoteus, see on teie oma. Sellepärast, et ma näen, et te olete Jumala sulased. Et see oli nagu minu jaoks selline ja et see protsess tegelikult, jällegi me ei tea, kui pikk see aeg tegelikult oli, me võime eeldada, et see võis 1 päeva jooksul toimuma, aga me võime ka eeldada, et see toimus võib-olla nädalate või mingi ajaperioodi jooksul, aga ma nägin seda protsessi siin, kuidas evangeelium mõjutab ja seda võib väga... ja siis järjest rohkem ja rohkem. Ja see on ideaalne ja terve kasv, eks ju. See, et sa jõuad selleni, et sa annad kogu oma varanduse, kogu oma mõistusest, kogu oma väest, kogu oma energiast, kõigest, mis sul on, sa teenid Jumalat. See on see number 1 käsk. Ja kui nüüd natuke vahel võib-olla kontrasteerime seda meie euroopaliku individualismiga, et ma viin oma kümnise ära, ja ainult istun seal selle tunnikese või 1,5 ja õnneks mu lapsi vaatavad keegi teine, eks ju, samal ajal. Ja siis peale seda on kõik minu oma. Eks ju, kui mul on 10 ära antud, siis peale seda ärge mult nagu väga oodake, et ma olen juba oma osa teinud. Et kui nüüd mõelda, et see, mismoodi meie oleme Jumalaga, ega siis Jumal vaatab seda ja ütleb, see on leige ju tegelikult. See on tegelikult puudulik, see on umbes selline vorst vorsti vastu või. Aga sa tõesti ütled õigesti, nagu ka veritõbine naine või see Kaanani naine, kes ütleb, olen kas või väike kutsa on ju laual, et mind ei huvita miski muu, aga ma tahan sellest pärandist osa saada. Ja raha ja rikkus selle juures on ainult töövahend. Jälle tuleme tagasi. Ei ole hea imustada asju, aga mõnda hea asja on väga hea imustada. Vaimseid asju me peaksime imustama ja taotlema ja tahtma ja meil peaks olema see, et Jumal, ma olen siiamaani midagi kogenud, ma olen näinud, ma olen ristitud, ma kuulsin head sõna, aga ma tahan rohkem ja kindlasti teades, mida Paulus endas kandis, siis ta sai ka seal ülekandeid vaimulikus mõttes ja õpetust vaimulikust mõttest, mis suure tõenäosusega olid vajalik ka selleks, et ta jätkuvalt võiks seda kodugruppi või seda tööd seal jätkata, mis tema kodus alguse sai, sest sellel ajal oli kogudus kodudes. Just. Ja ega see Filippi kogudus ka, see võis olla umbes 30 pealine, need ei olnud suured kogudused, aga ja siis pole ka imestada, et neid naisjuhte, mida me näeme Uues Testamendis, oli päris palju, sellepärast, et seda ei olnud nüüd, sul ei olnud vaja nagu juhtida ülimalt suurt kogukonda, need olid sellised mõistlikud suurused, aga siiski olulised. Aga sa ei saa seda teha ilma, et sa ei oleks ka seda vaimulikku ülekannet ja seda sisestust saanud. Ja see, et ta avas oma kodu, ta tegelikult tegi ennast nagu selleks, et tule. See on nagu isiklik piiblikool, et oma kodus. Sest mina pean tunnistama seda, et olles kasvanud üles näiteks pastori kodus ja meil käis väga palju külalisi-jutlustajaid nagu sellistest väärikatest jutlustajate nagu Arpat Arder näiteks istus meie
köögilaua taga ja jõi piparmünditeed ja sõi ema küpsetatud kooki on ja need hetked, need, mida räägiti väikse lapsena juba, need midagi tegelikult ehitasid mulle, et see nälg lapsest saadik oli minu sees olemas ja ma olen täitsa kindel, et tänu sellele ma täna saan teha neid asju, mida ma teen, sest seal on olnud see sisestus kuni Meelis Etini välja, kes on ka nüüd igavikus, ta nägi juba väga noorest peale, et tüdruk su elus on kutse. Ja ta läks tagasi oma kooslusus, seal on tüdruk, kellel on kutse ta elus on. Et väga-väga olulised. Kelle tütar sa oled? Ma pean ütlema, kelle tütar ma olen. Nüüd sa oled ütlema, meil on tahame teada, kus see kodu oli. Minu kodu oli Hiiumaal Kärdlas ja minu isa olid Aasev ja Silvi Lige. Ja minu vend on Timo Lige, nii et me oleme nagu üles kasvanud sellises selles pärandis, rikkalikus pärandis. Ja sul on õigus, minul muideks on sarnased mälestused oma kodust, et kui tulid vaimulikud inimesed, ma ei tea, palju mu mõistus aru sai. See ei ole info küsimus, aga su vaim põleb. Vaim põleb. Täpselt nagu, eks ole, jüngrid ütlevad, kas te mäletate, kuidas me südamed põlesid, kui Jeesus meile neid kirjakohti seletasid. Et see on hoopiski mingi muu asjade olemus, mis sinusse saab nagu kallatud peaaegu, et välja sellega. Ja siit tuleb ka see võib-olla, mis me näeme, mida Lüüdia tegi ja mida ka hiljem kirjadest tuleb välja, et ärge unustage külalislahkud, sest enda teadmata on mõned vastu võtnud ingleid. Et mis me rääkides nüüd jälle siis, eks ju, lääne kultuurist, see privaatsus, minu oma, minu tuba on sassis, keegi ei tule siia, et piibli kohaselt me tegelikult lõikame ennast läbi asjadest, mis võiks tegelikult panna midagi meie ellu või meie laste ellu. Me võib-olla ei teagi, aga meie laste ellu, mis tulevikus suunab, panustab nende tuleviku jaoks. Need ühised õhtusööma ajad, mille kohta Jeesus ise ütleb, et koputab, eks ole, teie südamele ja tahab sisse tulla. Et see on just see tõeline osadus. Pikad õhtusöögid, öised jutuajamised, kus lihtsalt vaim räägib, palvetad, naerad ja nutad ja siis lähed magama. Need on kõige transformeerivamad kohad. Muide, üks hästi oluline fakt, millest me ei tahaks ennem, kui edasi liigume. Kui nüüd rääkida juutlusest, siis sünagoogi ei saanud Liidia mitte kuidagi avada, eks ju, see on nüüd ka kindel. Ta naisterahvana ei oleks olnud üks nendest. Selleks, et avada sünagoogi või sellist juutide palvekoda, sul peab olema 10 meest ja Liidia ei oleks olnud nende seas. Et see on jälle märk sellest, kuidas Jeesus, kuidas Jumala püha vaim valib igat ühte, kelle süda igatseb, kelle kõrv on lahti ja sealt hakkab minema see asi edasi nagu tulvavesi, eks ju. Et need sellised piiravad reeglid, mis ennem olid. Ja sinu jutu jätkuks ka võib-olla, sa kirjeldasid Liidia elu kui väga kiiret, et ta oleks ka võinud oma laste, oma pere, oma majapidamise, oma äri kõrvalt mitte leida aega palveks. Ja muide, avastades ja uurides natuke sügavamalt neid Vanatestamendi seadusi, kus olid kogunemised ja ütleb, et mehed peavad kogunema sellel ajal ja sellel ajal ja sellel ajal, siis kuskilt ma olen kuulnud, et see ei ole mitte selleks, et mehed on paremad, vaid see on just selleks, et naistel on väiksed lapsed, küll nad on rasedad, küll nad on väsinud, võib-olla ei ole öö läbi saanud magada, võib-olla ongi mingisugused, me ju teame, meie väikesed kehakesed on teistsugused, meie psüühika on teistsugune, meil on vaja mingeid asju, kus me peame lihtsalt, me ei saa minna nagu kellavärk, eks ju. Et see on Jumala seadusesse sisse arvestatud, et naistel on vaja vahel tibudega lihtsalt päeval magada ja mitte kuskile järje minna, on ju. Et kas pole armas, kui me sellise perspektiivi või prisma läbi hakkame neid Jumala seadusi vaatama. Nii et Liidia tõesti ei olnud sunnitud kuskile minema, vaid see oli tema janu, mis sinna palvetama ajas. Ja ma vaatan juba, et seda esimest head vilja tegelikult, kui nüüd kohe peale seda lugu kaob Paulus siis nii-öelda läheb oma kaaslastega minema, nad satuvad seiklustesse, neid pannakse lausa vangi. See lugu on Apostlite tegude 16 hästi loetav ja selle 16. peatüki lõpus, kui nad said sealt vangist välja, siis tulid nad ja läksid Lüüdia poole. Ja kui nad vendi olid näinud ja julgustanud, läksid nad minema. Ehk siis Lüüdia ja tema väike armas kogukond, väike kogudus olid saanud ka juba Paulust ja Siilast julgustada. Ehk siis see on juba see, et ma saangi seda
sain ja nüüd ma juba teenin ja milline maitse on sellel, kui sa saad nagu olla julgustuseks ja õnnistuseks teistele. See ongi see toit, eks ole. Ma olen kasuta mind, eks ju paneb kohe hüppama oma südant, et kohe. Mulle meenutab see, sa ütlesid, et kui keegi on janune, me peaksime enamat nõudma ja tead, mis kirjakoht mulle meenus on see, kus Paulus räägib, et himustage vaimuande. Ma mõtlesin, see oli mul siin tausel taga. Meie täna, naised või mehed, noored või vanad, me peaksime himustama. Ja kui ei ole janu, siis ütle Jumalale, ma olen tuimaks jäänud. Vaadake, kui huvitav, et füüsilise söömise koha pealt, kui on isupuudus, siis arstid ütlevad, sul on tervisega midagi viltu. Aga vaimulikult me ei tee seda ühendust väga kergelt, aga tegelikult on sama. Kui meil ei ole janu Jumala sõna ja Jumala asjade järgi, siis meie vaimse tervisega on midagi on natukene vajumas. Et tegelikult tuleks tähele panna, kui see janu hakkab minema vähemaks ja ütelda issandale, aga tervenda mind. Anna mulle tagasi see tõeline algne isu ja sügav soov. Me vahel ütleme, et armastust või kirge ei saa nagu sundida. Jah, meie ei saa, aga me saame paluda. Ja Jumal annab, Jumal värskendab. See on ju ärkamine. Ja just, ja tulles tagasi selle sama mõtte juurde, mis sa tulid, et kui see vaimulik nälg on jäänud kuskile soiku või seda ei ole nii, nagu ta kunagi oli, siis piibellikult taustal see on sellest sõltuv, keda me oleme toitnud. Kui me oleme toitnud oma liha või kui me oleme toitnud oma hinge, siis see on tegelikult saanud selle valitseva positsiooni ja selle tõttu hing on just, see on minu lemmikteema ja see on eraldi teema, aga hinge puhul on see, et kellega ta haakub. Kui ta on haagitud vaimuga, siis vaim nagu on juhi roolis ja kui ta on haagitud lihaga, siis hakkab liha juhtima. Ja väga sageli see, miks me ka tunneme seda, nagu me oleksime vaimulikult nõrgad, et kui me teame, et me jälgime, mida me toidame, millega me toidame ja mida me toidame. Kui me toidame oma vaimulikku ihu, isegi kui me ei tunne, et seda teha, siis see kannab vilja. Sest mida iganes me küll loome, seda me lõikame. Amen. Kas me ei ole rõõmsad, et Liidia võttis selle sõna vastu? Me oleme ju eurooplased ja Jumala sõna on katnud. Me oleme täna siin, me oleme teatud mõttes Liidia pärandi edastajad ja vastuvõtjad, aga ka edastajad. Loodame seda. Et Külvi, aitäh, see oli väga hea kokkuvõttev punkt siia selle toreda Lüüdia loo lõpetuseks, et selle naise lugu ei olnud ainult mitte tema enda isiklik lugu, vaid see puudutab meid kõiki. Imeline. Jumal teeb imeliselt oma tööd naiste kaudu ja Reelika, aitäh ka sulle. Me näeme, kuidas Jumal on ka sinu elus imeliselt tegutsemas ja õnnistanud sinu läbi väga paljusid. Nii et me soovime sulle ka jätkuvalt Jumala püha vaimu, tuld ja juhatust sinu teedele. Eks ma olen natuke nagu see Lüüdia ka, et muudkui käin Jumalale peale, et hei. Me peame õppima seda. Just. Aitäh sulle. Aitäh teile ka. Väga-väga tore aeg koos. Ja ka sulle, armas hea vaataja, aitäh, et sa vaatad meie saateid. Me täname tagasiside eest, mida on meile ka tulnud üsna rohkesti. Aitäh, et sa toetad meie saadete tegemist. Me oleme siiralt tänulikud Jumalale ja nagu ikka lõpetuseks ütlen, kohtume järgmisel korral. Armas televaataja, loodan, et sul on olnud hea ja kasulik aeg meie seltsis. Toetades TV7 tööd, osaled ka ise hea seemne külvamises, mis võib olla õnnistuseks paljudele. Ole julge külvama, et ka lõikus võiks olla rikkalik. Aitäh sinu panuse eest!